Jaanipäevaks kõrgeks kasvab roi, kõrgele kasvab kaste. Oi, tere, ma ei näinudki teid seal. Ma käisin jaanipäevaks valmistumas. Noh, see jaanipäevaks kõrgeks kasvab roi. Aga igatahes on saanud jaanipäeva tähistamine meie traditsiooniks. Kõik tuleme kokku, võtame märjukest ja tähistame. Ja miks me tähistame? Sest juba 99 aastat tagasi koos võtsime Võnnu lahingu, võtsime oma, näitasime teistele kätte. Vabadus! Maarahvas tähistab seda niimoodi, et nagu see on päev, kus see tuli ja vesi ühendavad jõud, aga nüüd kahjuks nagu selle uuema generatsiooniga on tulnud kurat viinakurat vahele, onja. Aga ärge muretsege, mina leidsin lahenduse. Jaani ämber. Aga esmalt, kui me saame toodet hakata tutvustama, võivad teist paljud väita, et teil on kodus parem ämber. Enam ei ole. Ja lubage tutvustada mul esimest olukorda, mille saaks vältida Jaani ämbriga. Täiesti tavaline olukord jaanipäeval. Mingi vend süüdistab sind asjatult millegi tegemisest, mida sa pole teinud. Ja vaatame, mis juhtuks. Oh, tonta! Miks sa mu viina ära jõid? Väga traagiline, aga kui annaksime ühele osapoolele Jaani ämbri, vaata, mis siis saaks. Ma sulle võin näita! Nagu näha, see toimiks ja nüüd läheme järgmise olukorra juurde. Väga hea, igatahes, sa oled jaanipeol enda lapsega ja sa tahad juua võtta. Või see on nii raske. Aga kui sa oleksid kohe alguses mõelnud sellele, et sa tahad jaanipeol jooma hakata ja sul on laps kaasas, oleksid sa selle probleemi lahendanud Jaani ämbriga. Järgmine olukord, jaanipäeval täiesti tavaline olukord. Sa oled piisavalt jõujooki joonud ja avastad, et sinus on see ujumise maailmameistri talent. Sa oled ujuma ja siis see on kõik hoopis vastupidine ja su sõber, kes on samas konditsioonis, peab sulle appi tulema. Elad veel või? Ela, kurat! Ma juba tulen! Kogu see situatsioon oli hukule määratud juba ennem seda, kui kõik osapooled hakkasid seda jõujooki tarbima. Aga selle probleemi lahendaks jällegi Jaani ämber. Ära üldse põe, ma päästan su ära! Ja olukord lahenes peaaegu iseenesest ja nüüd läheme järgmise olukorra juurde. Jaanipäev on aeg, kus noor armastus tärkab ja kui sa näed seda kenat neidu, sa tahad talle lille viia ja vaatame, mis juhtub. Mis värvi on armastus? Sa oled minu jaoks sama ilus nagu see lilleke. Mis kuradi malt see veel on? See on minu jaoks täiesti sol... Kõik oli peaaegu ideaalne, aga ainus asi, mis puudu oli Jaani ämber ja vaatame, kuidas Jaani ämber päästab päeva. No jõu, tšekk. Vaata, mis ma sulle tõin. Täitsa mulle vä. Nii armas sinust. Aga siuke pimedal jaanipäeval piisavalt jõujooki juues võib siuke olukord ka tekkida, et lähed neiu juurde ja vaatad, et ei pakugi ui. Ja mis siis aitab? Ämber aitab. Ja isiklikus kogemusest tean, et noh, kui jaanipäeval juhtub selline olukord, et piisavalt seda jõujooki joonud ja jääd jaanitule kõrval magama, et siis see pole üldse ohutu. Märi olema peab, märi oksades. Aga pole hullu, mind päästis Jaani ämber ja päästab ka teid. Ja nüüd me süveneme ajalukku. Eesti võitis Võnnu lahingu 1919. 23. juuni. Ja miks nad võitsid? Mitte sellepärast, et meil oli kokkuhoid, mitte sellepärast, et meil oli võim, mitte sellepärast, et me olime teistest tugevamad, vaid sellepärast, et meil oli Jaani ämber peas.
Ja niimoodi Paugu ja Kärtsuga sündiski meil see suur püha jaanipäev või noh, see eelne päev on see, noh, see nii-öelda tähistamine, no whatever, igatahes meie võitsime, nägime vaeva ja nüüd siin ongi jaaniämbri kõige viimane efektiivsem kasutus jah. Siia saab selle kaasaskantav jaanitule teha, et mina lähen sakslaste juurde, panen selle siin põlema ja viin näitan neile, et mida meie saavutasime. Vabadus! Ja nii ta sündiski. Ja nüüd läheme Saksamaale. Teie samal ajal kirjutage kommentaaridesse, kuidas teile meeldis, et nagu, kas oleks sellest kasu teile, et võite tellida link in description. Saksamaalt tulete järgi, saate käest kätte osta. Aga igatahes, hashtag Martis Laapis läheb enda lõkseks minema. Head jaanipäevas. Hüva teile, Eestimaa. Jaanipäev, elagu!